see on selline raamat, õigemini see on albumite raamat. Estonie, Estonia, Estland. See on siis eesti, prantsuse, inglise ja saksa keeles. Välja antud aastal, siin on rooma numbritega, aga see on 1930. Vot, väljast näeb väga lihtne välja. Ta on vana, sellepärast, et ta oli mul vanaisa vanaema oma, aga oma koju raamaturiiulisse ma tõin selle juba keskkooli ajal. Vanaisa lasi ära köitada. Aga see raamat sisaldab üle 300 foto tollest ajast, 1930 ja enne seda. Nii et siin on seda materjali must 1000. Hästi huvitav. Jah, ees on hästi pikalt sissejuhatavad tekstid, siin on neid lehekülgede kaupa peene tekstiga. Ka mitmes keeles. Mitmes keeles. Ja. Ei no need on vist eesti keeles ainult, tundub. Aga noh, seda ei jõua filmis tutvustada, siin on nii pikk see tekst, Eesti kaart. Ja nad on kogu Eesti läbi sõitnud, pildistanud igal pool, sadu ja sadu fotosid. Jääb kaadrisse praegu, jah? Jah, natuke võib niimoodi tõsta seda üles. Ja lõpus on veel tuntud inimesed. Jah, aga need on tolleaegselt tuntud inimesed, kohe vaatame, kus see lõpp on. Tolleaegselt tuntud poliitikud, kirikutegelased, kultuuritegelased, muusikud, kõik ei tunne tänapäeval pildi pealt äragi enam. Andsin väikeste piltide esilehel on siis Tõnisson, Konstantin Päts, Jaan Poska ja Laidoner, Eesti sõjaväe ülemjuhataja. Ja siin on oma 60 pilti tolle aja tegelastest veel. Võib ära mainida veel Aino Kallas, Anna Haava, Anton Hansen Tammsaare, Heino Eller ja nii edasi. Ja Liidia Koidule tunneb igaüks ära. See oli meie 100 kroonise pealgi. Friedebert Douglas, Maria Onder. On ikka kaadris raamat? Jah. On, jah. Ja raamatu lõpus on, mis siin veel, see on see tolle tuntud tantsija. Ella Ilbak. Ella Ilbak, jah. Ja kõige raamatu lõpus on tolleaegsed igasugused reklaamid. Päevaleht, Laste Rõõm, Graafikatööstus, Krediitpank ja muud. Eks need olid siis nagu rahamaksjad ka selle albumi tootmise eest. Vot sellised lood. Tore, kui inimesed vaataks neid ja vaatame, mis siin veel huvitavat on. Noh, kõik on huvitav. Ajalugu. Ja kuna see raamatu tiitelleht ja kõigi fotode allkirjad on ka mitmes keeles. Ja tiitelleht on eesti, prantsuse, inglise ja saksa keeles. See on mõeldud siis ka välismaalastele Eesti tutvustamiseks kogu see album, eks ju. Parikas. Need olid 2 venda, fotograafid tol ajal. Ja eesnimed olid siis, üks oli Georg Johannes Parikas ja teine oli Peeter Parikas. Ja tol ajal veel Tallinna linna nimi oli Tallinna. Hiljem muudeti, see A võeti sealt lõpust ära, lihtsalt Tallinn jäi. Vot. Ja edasi tulevad siis videos valikpildid siit raamatust.
jah. ja kõige lõpus tulevad veel pildid, mis on tehtud tol ajal, 30. aastatel ja tänapäeval. ja need kohad ei ole muutunud. Nende piltide võrdlus tuleb kõige lõpus filmis. ja võib-olla veel lõputiitrites mingit lisainformatsiooni. Laguneb jah, kuna nii vana on. Pärast tuleb parandada. Vot nii. Sellised lood. Alustame siis valikpiltide vaatamisega siit raamatust. Eks? Alustame.
kaamera käib, jah? jah. Selline raamat siis. Eesti, Estonia, Estonia, Estland. 4 keeles: eesti, prantsuse, inglise, saksa. J ja P Parikas, Tallinna. Aastal, siin on küll Rooma numbritega, aga see on 1930. Tallinn kirjutati Tallinna tol ajal veel. J ja P Parikas, need on eesnimetähed. Täiseesnimed on neil 2 venda. Georg Johannes Parikas ja Peeter Parikas. Nad olid Eesti fotograafid ja tuntud fotograafid 20. sajandi alguses. Raamat oli, õigemini see ei ole mitte raamat, vaid album. Raamat oli minu vanaema vanaisa oma. Aga juba keskkooli ajal ma tõin selle oma raamatukoppi raamaturiiulisse, sest see raamat huvitas mind. Vanaisa lasi ära köita selle. Kas see oli alguses ilma köitmata või? Jaa. Oligi nii või? Oli. Vaatame, mis siin sees on siis. Eessõna. On see kaadris, jah? Jah, natuke võib nihutada aknaga. Eessõna eest tuleb geograafiline ülevaade. Hirmus hulk teksti, seda ei jõua filmis tutvustadagi mitte. See on Eesti kaart veel. Kogu Eesti vennad Parikad sõitsid läbi tol ajal ja pildistasid igal pool loodust, linnu, külasid, inimesi. Esimene pilt. Siin on veel, siin on veel teistes keetes ka lühidalt. Ülespoole ja natuke ülemine ots siiapoole. Jah. Ma ise ekraanil ei näe, mis kaamerasse jääb. Ja siin on üle 300 pildi tolleaegsest Eestist. Ja väga huvitavad pildid. Huvitavad ja üldiselt kvaliteetsed pildid. Iga pildi all on veel mitmes keeles see kirjeldus, mis on pildil. Kohanimed mitmes keeles. Järelikult ka siis välismaalastele Eesti tutvustamiseks. Ja kõige lõpus on raamatul veel väiksed pildid tolleaegsetest kultuuritegelastest, poliitikutest, muusikutest. Kirikutegelane on näha siin. Neid pilte on oma 60 jagu siin lõpupool. Ainult esimesed väiksed pildid on kõigile tuntud isikud. Jaan Tõnisson, Konstantin Päts, Jaan Poska ja Laidoner. Eesti sõjaväe ülemjuhataja, Liidia Koidula. Kõik tunnevad ära. Kes ei tunne. Eesti 100 kroonise peal oli ka olemas. On kaadris, jah? Ja. Natuke akna poole. Ja raamatu kõige lõpus on meil tolleaegsed reklaamid. Reklaamiandja on siis rahamaksja tõenäoliselt. Päevaleht, Laste Rõõm, Graafikatööstus, raamatu ja kirjandus, Krediidipank ja muud. Eesti Pank. Eesti Pank. Väga tore, aitäh. Nüüd lähme, mitte ei lähe, vaid nüüd hakkame vaatama valikpilte sellest raamatust ükshaaval. Kõige lõpus tulevad veel võrdluspildid, mis on Parikaste ajal pildistatud ja mis on minu tänapäeval pildistatud. Ja need kohad ei ole muutunud. Sellised huvitavad kaadrid, nii pika aja jooksul kohad ei muutu. Varsti näeme. Varsti näeme, nüüd kohe näeme. Nüüd läheb edasi film.